No ahoi, täna jõudis, või tegelikult mitte täna, aga paar päeva tagasi jõudis minuni selline saag nagu Husqvarna 40, mis on legendaarne vanakooli mootorsaag. Ja selles videos üritame talle hääle sisse saada. Et siin on startelinöör on pikk, tähik on kulunud, siin on isegi veel kütus sees, ta on 10 aastat seisnud. Et kui me saame siia hääle sisse, siis peale seda võtame ta lahti, puhastame ära, kontrollime kõik ilusti üle. Et aga noh, kompressioon on väga hea. Tegu on siis 98. aasta saega, 40 kuupi, 44, mis ta täpselt on. Siin on ka pirka. Toodid on mulle lihtsalt niisama, tõsteti auto pagasnikusse. Et see on suht viimane variant 40-st. Et või mitte suht viimane, aga niisugune peaaegu lõpupoole. Võtan kohe, mis aasta ta on. See oli 98 äkki või? Jah, 1998. Et võtame ta lahti korraks, korpused maha. Vaatame siia sisse, mis siin sees toimub. Võib-olla on vaja siin küünalt sättida. Igasuguseid muid asju. Et elu esimene Husqvarna. Vaatame, kas saame ta lahti ja saame hääle sisse. Tõin endale siia tooli. Igaks juhuks tegelikult võtame katte maha. Et me ei tea, mis siin all on. Seda on enamalt kasutatud, seda on hoitud. Ma ei tea, mis tingimused siin all on. Et keerame küülna ka maha, vaatame, kas säde on, paneme uue pentsu sisse ja kontrollime igasugused sidurid ja kõik muud asjad ka üle. Haha, siin mina mõtlesin, mismoodi see katte lahti käib, et starteri poldid on meil siin. Aga siin peal tegelikult on üks kruvi 40-l, mis siis tuleb normaalselt lahti keerata ja hopsti. Noh, tegelikult võiks ta puhuriga üle lasta. Küünal on vähemalt uus peal. Aga kes garanteerib seda, et kas meil säde ka on. Ja ongi täitsa uus NGK küünal. Väga hästi. Paneme selle küünla praegu ajutiselt siia peale. Laseme selle süsteemi siit puhtaks puhuriga. Helena just jalutab minema siit praegu, käis mul korraks abis, vaatasime, kas säde on küünal. Jah, on küll. Et üks võimalus on korraks siit see koil lahti võtta ja peenikese liivapaberiga ära puhastada. Seda tegelikult võikski järgmisena teha. Et võtame siit korraks selle starteri lahti. Starteri taga on meil magneto. No, siia on küll mingi teine kruvi sattunud ajapikku, aga tundub, et keerab ja midagi väga hullu vist ei ole. Küll me su kuradi tagasi surume. Nii. See peaks nüüd niimoodi ära tulema, et jaa, aga ma lähen toon ristpea kruvi keeraja, sellepärast, et mul on siin ainult stiilivõti. Ristpea kruvi keerajat ma ei leidnud, aga kala pidi ka vaesel ajal liha olema, nii et leidsin sellise, mis siia peale läheb. Keerame selle siit lahti. Ei no muidugi, ikka muru siis. Siis on hea, kui auto rehvi läheb. Nii, vaatame, kas saame
hopsti. Siin on meil siis starter, millele on pandud uus nöör. 5 senti võiks lühem olla, isegi 6 senti, siis ta tõmbab ilusti siia sisse ennast. Muidu on oht, et see tuleb siit ümbert ära tegelikult. Nii, aga võtame ka selle maha siit. See vahe siin süüte poolel peab olema 0,3 milli. Vaatan korraks magneteid siin. Siia oleks tegelikult küünal on mul, keeran küünal on veel lahti peal. Õnneks, jumalale tänu. Et ma teen ühe salfaka, teen break cleaneriga kokku ja puhastan ära, et siin on näha, et on natukene õli on peale läinud siin magnetile. Ja siin on näha on, et saag on tööd teinud. Aga sellest ei ole mitte midagi hullu. Saag peabki töötama, kui saag majas on. Väga hea, seda läks paremaks, kõvasti paremaks. Nii, katsume seda küünla ka siin tagasi saada. Nii. Paneme selle ka tagasi. Noh, jah.
täpselt nagu väiksel stiilil, et käib teatud nurga all läheb peale, et vot. Väga viis. Nii, nüüd on meil vaja teada, kas töötab õlipump. Ma lähen kallan, teen tegelikult need korgid siit külje pealt lahti. Siin on vist targem. Õli tuli. Bensupaagi korgi jaoks. Vanadel uskvanadel oli see, et tõmbab vaakumisse siit. Tavaliselt tõmbab õli korgi, aga siin on bensupaagi kork, et vaatame huvi pärast, kas siin õli ka sees on. Täitsa sees. Ma lähen kallan need asjad oma loksa hunniku peale. Siia sisse paneme natukene segatud bensu. Siia sisse paneme natukene segatud bensu. Ja võtame lati ja keti ära. Kontrollime sidurit, veotähikut. Keerame need lahti, võtame selle kaane ära. Sidur, veotähik ja õlipump. Ja siis katsetame käima. Nii. Tõstan need teised tööriistad siit korraks maha. 13 läheb peale. Mõtlesin, et võtan korraks poldi keerajaga. Natukene kõvasti kinni, aga see on ajaga paakunud ka. Kusjuures uutel uskvannadel 235, uuematel kui see, on probleem sellega, et nagu neid kahte polti liiga palju pingutad, siis tõmbad õlipaagist klõpsti lihtsalt välja. Ja kogu saag läheb õlipaagi vahetusse. Ehk siis, miks ma selle katte siit maha võtan, väga lihtne. Ma panen siia segu bensu sisse, ma pesen puhtaks õlipumba poolkuu, õlitorustiku ja õlikanalid. Ja peale seda panen õiget õli sisse. Et sellega ma näen seda, kas õlipump töötab, mis siit seest kõik välja tuleb ja kas on võib-olla ka vaja vahetada filter. Nii. Hopsti. Sellel on see asi, et nende lati pealt ennem kett ära võtta. Keera keti maha, keti praegu siia. Nii. Siin on see kanal, kus peaks õli siis välja tulema. See, kes taustaks karjub, on kurg. Et näitan ka kohe teile. Seal posti otsas on 2 poega, kellele toodi praegu lihtsalt süüa. Söövad oma tigusid, söövad oma mingisuguseid muid asju. Konnasid, usse. Üks päev rebisid nastikut 2 peale kokku siin. Nii, sidur, täitsa korralik. Ilusti töötab. Küll aga selle võiks korraks poldikeeraga lahti keerata, aga neid asju vaatame enne seda, kui me viime selle saemetsad tööle reaalselt. Uskvannaga ma olen vähe saaginud, stiiliga ma olen ikka kõvasti rohkem saaginud. Veidikene õline, ma kallasin siit seda õli välja. Aga võib öelda, et see 10 aastat vana bens, mis siin sees on, see lõhnab ikka kuradima hästi. Nii. Mis siin ikka? Toome kanistri ja hakkame katsetama. 1/50 segu. Väga hea. Käivitamiseks meil ei ole rohkemat vaja, me ei pea paki täis panema.
me saame sae korraks korralikult soojaks ajada, paar korda gaasi anda, saame tuvastada, mis on viga, mis on valesti. Nii, aga siia ka natukene pentsu. Ärge siis unustage. Väga hea. Selle kallame ka hiljem välja. Nii. Korgid peaks uued tellima. No nii. Katse number 566. No, starter. Starteri pael tuli maha. Nii, starteri pael on liiga pikk. Starter ehk siis pael jookseb tegelikult maha. Et tal ei ole võimalik seda tagasi tõmmata. Nüüd jah, paneme praegu siia savi. Enne kui metsa läheb, siis tellime uued pollid, uued asjad. Starteri pael tuleb maha, sellepärast et pael on liiga pikk, ta ei tõmba seda viimased 6-7 senti. Tegelikult see peaks siin olema niimoodi. Et ta ei tõmba seda korralikult sisse ära, starteri jooksab ennem otsa. Küll aga üks kuradi hea uudis on, et õhuklapiga tõmbasin praegu. Starterit paika panin siia starteri peale, tõmbasin, pots käis ära, ehk siis tegu on meil täiesti korras saega, esialgu. Et siin igasugused muud väiksed probleemid saab hiljem ära tuvastada. Ja enne kui ma selle saega metsa lähen, ma teen ta kaamera ees ilusti puhtaks ja räägin temast pikalt laialt, kuidas või mismoodi ta tehtud on. Aga nüüd no, nagu muusika. Jah, starteri pael tuleb maha. Keerame ta uuesti lahti. Et võib-olla vaataks üldse uue starteri sellele, et ega see asi nagu siin peal kõige parem ei ole. See on vaeva näinud siin. Üks võimalus oleks praegu pael kohe pikemaks teha. Mida lühemaks, loll. Nii, stiilivõti on ikka üks kuradi hea asi, kõik asjad saab lahti ja kinni, kui vaja. Ja starteri viga. Starteri vedru on natukene nõrk. See, et ta käima lubab 5+. Aga see, et ta käima ei jää, on natuke kahtlane. See peale läheb. $13 ja nii pidi suunda. Mul on üks plaan. Siis väljas hakkab juba pimedaks minema, mis me sellest videost õppisime. Õppisime seda, et ka bussitihendid on vaja ära vahetada. 10 aastat seisnud masin, kui mitte rohkem, ja starter. Et starteri vedru ei taha tagasi tõmmata seda
vedru on nii-öelda väsinud või siis on pooleks, mingi osa tõmbab tagasi, mingi osa ei tõmba tagasi. 5 sekundiks läheb käima, sureb välja, et karabussi tihendid, starter ja siis vaataks edasi seda siduri asja siin, mis siin täpselt on ja võib-olla saame korda selle asja. Et vot, selline video, järgmises videos siis uus starter ja karabussi igasugused pudinad ja jubinad, mis siin puud on. Vahetame välja ja proovime siis. Vot. Aga aitäh, kui vaatasid lõpuni ja võid like'i ka panna.